Kui Eesti jalgpallikoondis pidas oma esimese mängu pärast taasiseseisvumist Sloveenia vastu, oli see meil ajaloos pärast poole sajandi pikkust okupatsiooni juba 108. Kuid sloveenidele kõigi aegade esimene. Hiljem on eestlased olnud esimeseks vastaseks ka Andorrale. Aga Eesti, kelle avamäng oli Soome ja teine kohtumine Rootsi vastu, on olnud kõige esimeseks mängupartneriks ka lõunanaabritele, nii Lätile kui Leedule. Soomlastega olime jõudnud mängida koguni 3 korda, kui õnnistasime sisse Läti koondise debüüdi. Seejärel olime Leedule nende kõigi aegade esimeseks mängupartneriks. Huvitaval kombel jõudsid lätlased madistada nii Prantsusmaa, Türgi kui Soomega, enne kui jõudsid jalgpallimudul vastakuti Leeduga. Leedu omakorda oli enne kohtumist Lätiga jõudnud lisaks Eestile mängida ka Šveitsi ja Egiptusega. Teatud mööndusega võib öelda, et Eesti oli esimene vastane ka NSV Liidule. Nimelt on meie maavõistluste numeratsioonis koht 1923. aastal Tallinnas toimunud mängul Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigiga. Tegu oli ühega NSV Liidu moodustanud vabariigiga, mitte iseseisva riigiga. Näiteks, kui 1999. aastal mängis Eesti Hispaania provintsi Andaluusia vastu, ei läinud see kirja koondise mänguna. Samas luges 100 aasta tagune spordistatistika Eesti mängu Venemaa vastu ametlikuks maavõistluseks ja sellisena on ta jäänud meie statistikasse kui erand, mis kinnitab reeglit.